puhub idakaare tuul 4–10, põhjarannikul puhanguti 12–15 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul Lõuna-Eestis edelasse 3–8 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna -3 kuni +2 kraadi. Tere Raadio 2 kuulajad ja kallid ajaloohuvilised. Mina olen Hillar Palamets ja nüüd rändame ajas tagasi Teise maailmasõja eelsesse Eesti Vabariiki. Teeme tutvust arbujatega. Meil on stuudiosse tulnud 7 liiget: Paul Viiding, Uku Masing, August Sang, Kersti Merilaas, Heiti Talvik, Petti Alver ja Bernard Kongro. Aga laseme asjaosalistel ise kõnelda. Palun, Paul, räägi meile midagi oma elust. Tere, härra Palamets. Mis ma oskan öelda? Sündinud olen 22. mail aastal 1904. Haridustee oli mul väga põnev. Nimelt 1930. aastal lõpetasin Tartu Ülikooli matemaatikaalal. Hoolimata sellest tekkis mul huvi kirjanduse vastu. Olen kirjanik, olen ka kriitik ja töötan ka tõlgina. Teoseid olen andnud välja nii mitmeid, nagu näiteks Traataed, Piinlikult hea tahe ja Elu aseaine. Kindlasti tuleb neid veel. Aitäh! Väga ilus. Järgmisena kostitab meie meeli Uku. Uku, palun räägi meile. Vaadake, mina sündisin 11. augustil 1909 aastal Einu talus Harjumaal. Mul oli väga raske lapsepõlv, kuid sellest hoolimata huvitas mind väga kirjandus. Eriti suurt tähelepanu pöörasin filosoofiale, teoloogiale ja ma olin sügavalt usklik. Minu luuletustes puudutasin sageli ka orientalistikat ja seetõttu olin kuulus orientalist, kuid mind teati ka folkloristi, etnoloogi, polügloti ja maalikunstnikuna. Aitäh! Ma tänan. Nüüd seisab meie ees August Sang. Ole lahke. Stuudio on sinu päralt. No minu eelkõnelejal oli väga põnev elu, aga minul nii palju sündmusi ei ole olnud. Ma sündisin 1914. aastal Pärnus ning lõpetasin sealsamas ka poeglaste gümnaasiumi. Ja hiljem kolisin Tartu ning lõpetasin ülikooli filosoofia teaduskonna. Peale seda luuletamisega tegin ma juba algust 9-aastaselt ning hiljem sai minu esikteos nimega Üks noormees otsib õnne. Hetkel ei ole rohkem tulnud luuletusi, aga ma annan endast parima. Väga ilus lugu. Heiti, kus sina oled? Tule lähemale ja pajata meile oma põnevast elust. Mis mul siin ikka rääkida on? Mina sündisin aastal 1904 Tartus. Isa oli mul arst. Käisin siis õhtukoolis ja 1934. aastal lõpetasin Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonna eesti keele ja kirjanduse alal. Vahepeal on jõudnud ka veel abielluda.
minul on kallis kaasa Betty Alver. Rohkem ma ei tahaks midagi rääkida. No kui juba Bettist räägitud, siis võtakski Betty käsile. Palun, Betty. Tere, mina olen Betty Alver. Sündisin 1906. aastal ja mind on väga huvitanud kunst ja luule. Ma alguses olin üsna tuntud prosaist, kuid 30. aastate alguses hakkasin kirjutama rohkem luulet, rohkem just lüroeepikat. Raamatuna oli mul kõigepealt ilmunud poeem Lugu valgest varesest ning siis kirjutasin ka värslugusid, näiteks Pirnipuu ja Pähklikoor. Ja ma kindlasti tegutsen ka kirjanikuna edasi. Ma tänan. Väga ilus. Võtaks ka teise õrnema soo esindaja, kelleks on Kersti Merilaas. Palun. Tere, mina olen Kersti Merilaas ja sündisin 7. detsembril 1913 Narvas. Lapsepõlve veetsin ma siiski Peterburis, kuid tulin Eestisse tagasi. Mulle meeldib siinne kirjandus ja siinsed inimesed rohkem, sellepärast olen ka arvujätes. Ma lõpetasin just äsja Tapa keskkooli ning nüüd kolisin Tartusse. Ma töötan raamatukogus ja töötasin seal ka, kui ma olin noorem. Ma tänan. Mina samuti. Nüüd on meil jäänud viimane, kelleks on Bernard Kangro. Ole lahke. Tere, mina olen Bernard ja mina sündisin Oekülas. Käisin läbi 4 kooli, üks oli Kiltre algkool, siis oli Antsla kõrgem algkool ja Valga gümnaasium. Lõpetasin Tartu Ülikooli ja 43 kärbes läks kurku, ärge pange tähele. 43 kuni 44 olin Vanemuise teatri dramaturgis ja 44. aastal tuli peale põgenemiseisu, siis ma põgenesin Soome kaudu Rootsi, mis oli väga tore muidugi. Mind on huvitanud vahetu ja sümbolistliku taotlusega kujundikeel. Arbujates oli väga tore aeg minu elus ja sellega ma arvan, et ma nüüd ka lõpetan. Ma tänan. Väga ilus lugu. Ma arvan, et nii mõnelgi meist tõmbas silmamärjaks. Need olid 7 vaprat teie ees ja Kersti Merilaas loeks ka väikse luuletuse oma varamust. Ma tänan. Ma loeks teile ette luuletuse Punane moon. Oi. Keset kullakat küpsevat nisu hõõgub tuliselt punane moon. Mis oleks, kui välja sealt kisun ja selle õie sinule toon? Kahju kõõsi küll tallata maha, iva pudeneb lõikuse eel. Aga ütles ainult, kui tahad, kõik mis tahad, ma teen. Miks nii küsivalt kummardud alla, tõstad kohkunult keelavad käed ja sosistad tasa, las olla, äkki väljavaht tuleb ja näeb. Väga põnev. Järgmisena näitab meile enda talenti Heiti Talvik. Palun. Tänan. Eks ma loen siis oma meeldejääva luuletuse. Jälle vaarun koju, pisarais ja purjus. Ah, kui naeruväärselt, eluõnn mul nurjus. Jälle kord su hellus, äratas mus looma. Imeveeret rentslis, maa oli maa ja Rooma.
udus talihommik, virgub sularõske, äkki tabas laskuv lumipall mu põske, noor ja kiljuv hari, rõõmsaid piimakärsse, rühkis koolimajja veerima mu värsse. Tänan. Kallis rahvas, tänaseks on saade lõppenud. Siirdume tagasi oma argipäeva toimetuste juurde ja paneme selle raadiomasina kinni. Olge uuel nädalal taas meiega, siis vaatame, kuhu ajalookeeristesse meid kistakse. Olge mõnusad.